Vene sõjavägi purustab taas rekordeid ja need on just need rekordid, mida Venemaa ei taha purustada. Jälle on midagi läinud drastiliselt valesti Putini kiidetud kevadrünnakus Ukraina vastu, sest hukkunute arv on tõusnud tasemeni, mida me pole kunagi varem näinud. Putin on saavutanud tõeliselt uskumatut. Ta tõesti võidab, ainult et ta on kaotamises meister. Me ei taha kõlada nagu katkine plaat, kui räägime purustatud rekorditest, aga praegu on Venemaa jaoks kõik lihtsalt nii naeruväärseks muutunud. Alustame kaotustest. 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul suutis Venemaa oma kaitseministeeriumi statistika ja United 24 meedia andmetel kaotada 130 000 sõdurit, kes said surma või haavata. See on omaette rekord. Venemaa tunnistab, et nende lihaveski taktika põhjustab nii suures ulatuses kaotusi. See on hullumeelne. Ja veel hullumeelsem on see, et see info tuleb Venemaalt, mitte Ukrainast, mis tõenäoliselt tähendab, et numbreid on ilustatud. Tegelikud arvud võivad olla veelgi suuremad. Ka aasta 2 kevadkuud on toonud Venemaale süngeid rekordeid, sest üle 70 000 sõduri kaotati just märtsis ja aprillis. Märtsis kaotas Venemaa 35 351 sõdurit, kes said surma või vigastada, ning aprillis järgnes sellele veel 35 203. Kui lisada aprillile see lisapäev, mis on märtsis, oleks Ukraina tõenäoliselt purustanud rekordi, mille ta eelmisel kuul püstitas. Ja kui see tempo jätkub, kaotab Venemaa ainuüksi kevade esimese 3 kuu jooksul üle 100 000 sõduri. Kas Putini jaoks saab olukord veelgi hullemaks minna? Jah, ja kohe saad teada, kuidas. Vaatame korraks lähemalt kaotusi. Mõiste kaotused sõjas tähendab kõiki sõdureid, kelle riik kaotab. See hõlmab nii tapetud sõdureid, neid, kes on vigastatud nii raskelt, et nad eemaldatakse lahinguväljalt, kui ka sõdureid, kes on alla andnud või muul moel kadunuks jäänud. Tavaliselt mõjutavad kaotuste arvu rohkem vigastused kui surmad. Näiteks Belfer Center ütleb, et tänu kaasaegsetele meditsiinilistele edusammudele ja targematele sõjataktikatele on USA-l sõdades tavaliselt haavatute ja hukkunute suhe vahemikus 10 haavatut 1 hukkunud kohta kuni 17 haavatut 1 hukkunud kohta. Aga Venemaa puhul võib öelda, et ta on purustanud veel ühe rekordi, pöörates pea peale selle, mida me teame tänapäevasest haavatute ja hukkunute suhtest. 11 märtsi artiklis teatas Kiev Independent, et Ukraina luureandmetel olid Venemaa sisemised hinnangud oma kaotustele tol hetkel 1,315 miljonit. See on enam-vähem kooskõlas selle sõdurite arvuga, mida Ukraina samal ajal kaotustena raporteeris. Kuid nende arvude tõeline tähelepanuväärne osa tuleb välja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul. Vene vägede hulgas on tapetute ja haavatute suhtes toimunud muutus. Kaotustest moodustavad 62% hukkunud ja 38% haavatud, paljastas Zelenski. Võtame selle siis selgelt kokku. USA-l on kõige hullemal juhul haavatute ja hukkunute suhe. 10 haavatut iga 1 hukkunud kohta. Putin on öelnud, hoia mu viina ja loonud lihaveski, kus Venemaa on peaaegu jõudnud punkti, kus iga 2 hukkunud kohta on 1 haavatud. See on selline pööre, mida keegi Venemaal ei taha näha, sest see tähendab, et Putini sõjavägi kaotab rohkem sõdureid lõplikult kui neid, kes saavad vigastustest taastuda. See tekitab Vene sõjaväes juba iseenesest lünki ja selle juba tohutu probleemi taga on veel üks suur mure ja rekord, mis on purustatud. Aga enne kui me selle rekordini jõuame, on meil veel üks. Venemaa territoriaalsed edusammud Donetskis tulevad kõrgema hinnaga kui kunagi varem. Donetsk peab langema, et Venemaa saaks Donbassi enda omaks nimetada. See on olnud piirkond, mida Putin on juba ammu nõudnud, et Ukraina loovutaks Venemaale, et rahulepinguni jõuda. Putini lemmikhääletoru Dmitri Peskov ütles isegi veel 13. mail, et Ukraina peab oma väed Donbassist välja viima, et avada tee rahuläbirääkimisteks. Aga tegelikult tahtis Peskov öelda, palun lahkuge ja lõpetage meie sõdurite rekordarvulise tapmise. United 24 meedia andmetel on Venemaa jõudnud punkti, kus ta ohverdab rohkem sõdureid kui kunagi varem, kuid saab vastu vähem territooriumi. Venemaa sõjavägi edenes aprillis Donetskis vaid 53 ruutkilomeetrit. See edasiliikumine tuli 25 000 Vene sõduri hinnaga, mis tähendab, et Venemaa kaotab iga vallutatud Donetski ruutkilomeetri kohta 470 sõdurit. See on kohutav arv. Ja meil on 2 matemaatilist näidet, mis näitavad, kui halb see tegelikult on. Esiteks, kuidas see võrreldes Venemaa eelmise aasta edusammudega välja näeb. Moscow Timesis andmetel suutis Venemaa sõja jooksul seni teha oma suurimad 1 aasta jooksul saavutatud edusammud, vallutades Ukrainalt kokku 5600 ruutkilomeetrit territooriumi. See pole nii muljetavaldav, kui väljend suurimad 1 aasta jooksul saavutatud edusammud kõlab. Kuid see moodustab siiski vaid 0,94% Ukraina territooriumist.
kui me siiski võtame selle numbri antuna koos National Interesti raportiga, mille kohaselt on Venemaa 2025 aastal kaotanud hinnanguliselt 415 000 sõdurit surma, vigastuste või vangistuse tõttu, siis saame huvitava suhte kaotatud sõdurite ja vallutatud territooriumi vahel. 2025 aastal hõivas Venemaa territooriumi kiirusega 74,1 kaotust ruutkilomeetri kohta. Muidugi ei keskendu need arvud ainult Donetskile. Kuid siiski kaotab Venemaa Donetskis iga hõivatud ruutkilomeetri kohta üle 6 korra rohkem sõdureid, kui ta kaotas sama territooriumi hõivamisel 2025 aastal. See on Putini jaoks uus rekord ja arvud lähevad veelgi hullemaks, kui vaatame, mis Donetskis Venemaal veel vallutada on jäänud. 8. aprilli raportis, kui Venemaa kaotas iga hõivatud Donetski ruutkilomeetri kohta vaid 316 sõdurit, ütles United 24 Media, et Ukrainal on Donetskis veel alles kuskil 6000 kuni 7000 ruutmiili. Võtame nüüd meie viimased kaotuste arvud ruutkilomeetri kohta ja rakendame need nendele numbritele. Väiksema hinnangu järgi kaotaks Venemaa ülejäänud Donetski hõivamiseks 2,82 miljonit sõdurit, kuid suurema hinnangu puhul tõuseb see arv 3,29 miljonini. Igal juhul purustab Putin taas ühe rekordi, sest tal tuleb ülejäänud Donetski hõivamiseks kaotada 2 kuni peaaegu 3 korda rohkem sõdureid, kui Venemaa on seni kaotanud. Midagi läheb siin Venemaa jaoks väga valesti ja Putini jaoks läheb asi veel hullemaks, kui hakkame vaatama Venemaa värbamist. Ainus asi, mis on Putini sissetungi üle 4 aasta üleval hoidnud, on see, et Venemaa on alati suutnud Ukrainas kaotatud sõdurid asendada. Aga see on kõik muutunud, sest esimest korda pärast Putini sissetungi algust ei suuda Venemaa enam hoida vajalikku vabatahtlike värbamise taset, et jätkuvalt inimesi lihaveskisse saata. Mitmed allikad on seda kinnitanud, alustades Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi enda sõnadega. Veel üks Putini kõneisik ütles märtsis, et Venemaa värbab oma sõjaväkke iga kuu 27 000 inimest. See oli seesama märts, mil Ukraina registreeris üle 35 000 Vene kaotuse. Seega on puudujääk ilmne. Oma Russanomicsi veerus ütles sõjaanalüütik Janis Kluger, et Venemaa jäi umbes 20% alla sellele värbamistasemele, mida suudeti saavutada 2025 aastal. Sest päevas Putini sõjaväkke meelitatud ullikeste arv on langenud 1000 kuni 1200, 800 kuni 1000-ni. Ja Zelenski lisab ise, et Venemaal õnnestus 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul värvata umbes 80 000 sõdurit, mis on umbes 9000 võrra vähem kui samal perioodil saadud kaotused. Kõik arvud on enam-vähem kooskõlas. Ja United 24 meedia andmetel tähendab see kõik, et Venemaa on nüüd olukorras, kus ta seisab silmitsi ligikaudu 10 kuni 15% igakuise värbamislüngaga. Tundub, et Venemaal pole midagi, mida ta saaks teha seda suundumust ümber pöörata. Veelgi rohkem rekordeid purustatakse Venemaa piirkondades, kust Putin värbab, kuna ühekordsed liitumisboonused tõusevad hüppeliselt. Spiegel International teatab, et mõnes Peterburi piirkonnas on need ühekordsed boonused tõusnud koguni $58 500. Belgia Luksemburgi kaubanduskoda Venemaal ütleb, et Venemaa keskmine palk on umbes $1290, mis tähendab, et Venemaa pakub allkirjastamisboonuseid, mis on üle 3,7 korra suuremad kui keskmine venelase aastapalk. See ei tööta siiski. Värbamist tehakse, kuna kaotused kasvavad ja oma haavatute ja hukkunute suhte tõttu ei saa Venemaa isegi loota sellele, et saadab varem vigastatud sõdurid uuesti rindele, et puudujääki korvata. Liiga paljud neist on surnud Ukraina põldudel ja linnades. Ja Ukraina tahab muuta selle Venemaa jaoks veelgi hullemaks. Oleme varem rääkinud Ukraina kaitseministri Mihhailo Fedorovi avaldatud eesmärgist põhjustada Venemaale 50 000 kaotust kuus. Ukraina pole veel sinna jõudnud. Neil on eesmärgini jõudmiseks vaja veel umbes 15 000 kaotust kuus. Siiski on kevadine pealetung nüüd alanud ja kuna ilm Ukrainas paraneb, on tõenäoline, et Venemaa rünnakute ulatus ja mastaap kasvavad. See on just selline tulemus, mida Putin tahaks näha. Aga kui Ukraina on meile 2026 aasta esimestel kuudel midagi näidanud, siis seda, et nende kaitsejõud suudavad tekitada kaotusi sellises ulatuses, mida me pole kunagi varem näinud. Veel rohkem Vene rünnakuid tähendab lihtsalt rohkem neid rekordeid, mida Putin ei taha, et purustataks. Ja kui Ukraina suudab saavutada Fedorovi seatud 50 000 sihi, siis oleks see lõpuks piisav, et muuta Putini kurnamissõda võimatuks jätkata, ilma et Venemaa president oleks sunnitud kasutama drastilisi meetmeid, nagu mobilisatsioon. Rekordid kukuvad Putini jaoks üksteise järel. Hakkab tunduma, et peame Guinnessile helistama ja paluma neil teha eraldi rekordiraamatu, mis kajastab ainult Venemaa katastroofilisi läbikukkumisi Ukrainas. 2026 aasta on Venemaa jaoks seni olnud täielik katastroof. Eriti hull on olnud kevad. Ja kohe näitame, kui halvasti see kevad Venemaa jaoks tegelikult kulgeb ning toome välja ka 2 peamist põhjust, miks Putini 2026 aasta plaanid on nii kaootiliselt kokku varisenud.
Aga enne kui edasi läheme, tahame teile meelde tuletada, et vaatate saadet Sõjasaade. Sellist sisu tuleb veel palju, nii et kui see kanal teile väärtust pakub, vajutage kindlasti tellimisnuppu. Mida tähendab Venemaa masendav kevad tegelikult Putini jaoks? Kõik need purustatud rekordid on piisavad, et teda kogu maailmas piinlikkust tundma panna. Aga see, mida ta praegu juhib, on kõige hullem periood, mida Venemaa on Ukrainas kogenud alates 2023 aastast. Ja see teeb asja veelgi hullemaks, sest sellele eelnes aasta 2025, mil tundus, et Venemaa hakkab aeglaselt ülekaalu saavutama. Tasub meeles pidada, et 2023 aasta oli ka see aasta, mil Ukraina alustas oma vastupealetungi Venemaa vastu. Kuigi see vastupealetung ebaõnnestus lõpuks Ukraina seatud operatiivsete eesmärkide saavutamisel, suutis Ukraina siiski saavutada territoriaalse puhaskasvu, vähemalt kuu või 2. Kui seda vastupealetungi poleks olnud, oleksid 2026 aasta esimesed kuud ametlikult kõige halvemad, mida Venemaa on kogu oma sissetungi jooksul kogenud. Räägime korraks territooriumist. Ukraina on muutnud olukorra Venemaa jaoks veelgi hullemaks vasturünnakuga lõunas, mille eesmärk on rikkuda Putini plaanid Donetski suhtes. See vasturünnak on kõrvaldanud puhvertsooni, mida Venemaa soovis kasutada Putini, me tahtsime öelda märatsevate, aga komistavate tundub parem sõna, vägede kaitsmiseks. Igatahes komistavad Vene väed Donetskis pidid olema kaitstud puhvertsooniga, mida enam ei ole olemas. Nüüd saab Ukraina saata vägesid kaugemale põhja ning Venemaad sunnitakse ressursse ja sõdureid ümber suunama, et tulla toime pealetungiga, mida Putin kunagi ette ei näinud. See pealetung on andnud Ukrainale üle 400 ruutkilomeetri territooriumi 10. märtsi seisuga, teatab United24 Media. Ja kui liigume aprilli, jätkus pealetung, kuna Venemaa aeglustus. See viis selleni, et Ukraina saavutas oma esimese territoriaalse puhaskasvu Venemaa üle pärast 2023 aasta vastupealetungi ehk augustit 2024. Kui me arvestame 2024 aasta augusti vastusissetungi Kurskisse, igal juhul on see veel üks rekord, mida Putin ei tahtnud 2026 aastal näha, sest kuu lõpuks oli Ukraina 111 ruutkilomeetriga ees. Me ootame endiselt, kas Ukraina suudab sellelt märkimisväärselt pöördelt mais edasi liikuda. Kui Venemaa jätkab Donetskis oma aeglase tempoga, vallutades kuus vaid 53 ruutkilomeetrit, siis me panustame Ukrainale. Ja et Putinit veel natuke torkida, märkis Sõjauuringute Instituut oma 10. mai hinnangus Venemaa edusammudele lahinguväljal, et Venemaa pole viimase aasta jooksul saavutanud mingitki olulist operatiivset edu. Isegi Kropski vallutamine, mida kunagi peeti võimalikuks surmavaks löögiks Ukrainale, ei tähenda enam suurt midagi, sest Venemaal kulus linna hõivamiseks nii kaua aega, et Ukraina jõudis oma logistikat kohandada ja muuta Donetski kindlusvööndi selleks surmalõksuks, mida me täna näeme. Putin peaks pead kratsima ja mõtlema, miks see kõik toimub. Isegi kui ta seda ei tee, on vastused otse tema ees. Kõik käib massilises ulatuses droonide ümber. FPV droonid on peamised surmatoojad Venemaa sõduritele. United24 meedia väidab, et need droonid on nüüd vastutavad umbes 90% Venemaa kaotuste eest rindel ning Ukraina on täiesti küllastanud juba niigi surmavad tapmisalad, mille ta oli loonud rindejoone ette ja taha nende droonidega. Ukraina kavandas seda kõike juba ammu ette. 2026 aasta alguses teatas Euromaidan Press, et Ukraina plaanib aasta jooksul toota umbes 7 miljonit drooni. Kuule, vaata seda! Järjekordne rekord, kuigi seekord on see positiivne. See on samuti Ukraina rekord, mis paneb Putini veelgi rohkem piinlikkust tundma. Kuid nii olulised, kui Ukraina FPV-droonid ka poleks, kõige selle jaoks, mida nad Vene kaotuste rindel saavutavad, on selle etendused tõelised, kuid seni alahinnatud ja üha olulisemad tähed hoopis keskmaa droonid, mille Ukraina on välja arendanud. Need droonid annavad Ukrainale võimekuse, mida tal oli eelnevate aastate jooksul sõjas Venemaaga vaid piiratud koguses. Võime rünnata Vene lähitagalat praktiliselt oma äranägemise järgi. See kontseptsioon ei ole Ukraina jaoks sugugi uus, kuigi tema rünnakud okupeeritud aladel põhinesid varem suures osas lääne päritolu-süsteemidel, nagu HIMARS-i mitmikraketi heitja, samuti hävituslennukite õhurünnakutel, kus sihtmärkide pihta tagalas lasti juhitavaid pomme ja rakette. Uue põlvkonna keskmaa droonide kasutuselevõtt on Ukraina jaoks olnud tohutu muutus, sest need võimaldavad hävitada Vene logistikasõlmi, juhtimispunkte ja palju muud infrastruktuuri, mis toetab Putini vägesid rindel. Matemaatika on siin väga lihtne. Venemaa ilma oma tagalata tähendab rindel rekordilisi kaotusi. Suur erinevus, mida Ukraina keskmaa droonid toovad, seisneb selles, et need võimaldavad Ukrainal kulutõhusalt rünnata Venemaad 20–200 kilomeetri kaugusel rindejoonest. FPV-droonid ei ulatu nii kaugele ja kallimad kaugmaadroonid sobivad paremini sihtmärkide ründamiseks Venemaa enda territooriumil. Zelenski tunnistab nende keskmaarünnakute otsustavat rolli. Ta on juba nimetanud neid Ukraina jaoks peamiseks prioriteediks ja see prioriteet on toonud kaasa veel ühe rekordi purunemise. Zelenski avaldas 5. mail, et aprillis kahekordistas Ukraina nende rünnakute arvu võrreldes märtsiga ja 4-kordistas selle võrreldes veebruariga.
siin toimub selgelt uue tüüpi kampaania ulatuslik suurendamine, nii et oodake mais veelgi rohkemate keskmaa rekordite purunemist. kõiges selles näeme tõelist rekordi purustava edu vastandust. Ukraina rekordid on kõik positiivsed. Rohkem Vene kaotusi kui kunagi varem, territooriumi netovõidud ja rohkem keskmaa rünnakuid. Need kõik on märgid sõjamasinast, millel on hoog sees. aga Venemaa rekordite seas pole ühtegi, mis oleks Putinile hea. Venemaa kaotab sõdureid rekordiliselt palju, värbab rekordiliselt vähe ja ausalt öeldes ei suuda kevadründe käigus midagi saavutada. Putin on countermeasures meister. Ta on seda teinud oma sõja algusest peale, kuid nüüd näitavad numbrid selgelt, et Vene armee on tõsises languses. See kõik on väga alandav Vene juhile, kes peab end üheks suureks sõjaliseks strateegiks. Kuid me oleme vaid põgusalt puudutanud mõningaid piinlikke tagasilööke, mida Venemaa on viimastel kuudel kogenud. Õppida on veel palju ja asi on jõudnud sinnamaani, et on raske vaadata, kui halvasti Venemaal läheb. Aga sa peaksid ikkagi vaatama ning seda saad teha meie videoga, kus sukeldume Putini alanduste sügavustesse aastal 2026. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show, et näha rohkem meie kajastusi Venemaa ebaõnnestumistest aastal 2026. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!